okei. I'm back here. Ma ei tea, mis sellest vlogist saab. Lihtsalt panen selle ilmselt kuidagi moodi kokku. Aga täna on laupäev ja... Ja tänaseks plaaniks on see, et ma lähen täna Nancyga esinema kõigepealt Õllesummerile, siis me läheme Kopra talusse, mis on kuskil Viljandimaal. Teeme seal ka keika ja siis ma jään Viljandisse ööseks. Hetkel ma natukene toimetasin mingeid pulmaasju, tellisin mingeid asju, tegin mingeid disainikesi, mis iganes. Ja mul oleks tegelikult vaja käia osta endale uusi musti võrksukkasid. Ja ma mõtlesin, et ma prooviks minna Camilla poodi, kus siis saab nagu siukseid tugevaid korralikke võrksukkasid. Ja kui ma olen seal varasemalt käinud, et mustasid võrksukkasid osta, siis neid ei ole olnud seal. Ja ma mõtlesin, et äkki juhuslikult on neid juurde tulnud. Ja kui ei ole, siis lähen lihtsalt sokisaatlisse, ostan need mingid random suvalised võrksukad. Sest mul järjest need kõik lähevad katki. Ja sellepärast ka ma tahaks neid suuri ja nagu, või neid tugevaid võrksukkasid, et need ei läheks nii tihti katki, sest muidu lihtsalt ma raiskan raha nii mõttetult palju. Ja käime seal ära. Ma olen ülipikalt edasi lükanud seda, et ma viiks oma killasõrmuse kullassepa juurde ka, nii et ma vaatan äkki see on ka täna juhuslikult avatud, et äkki ma saan selle ka ära viia. Ja siis ega ei olegi minul super palju aega, sest et Õllesummeri esinemine on meil kell 5.15 juba, nii et ma peaks seal olema mingi 16.45 hiljemalt. Nii et hakkame toimetama. Õnneks neil oli täpselt õiges suuruses ka. Kell on vahepeal saanud 3 ja mõtlesin, et ma teen kiire lõunasöögi, siis kuskil 1,5 tunni pärast ma peaks olema juba õllekal. Me saame oma käepäälad kätte sealt. Ja mul on vaja teha endale meik ja soeng, mis kestaks siis niimoodi, et ma saaksin teha tänased 2 Nancy show'd, nii et see püsiks. Õnneks täna on siuke väga normaalne ilm, sest et eile oli suht vihmane ja vahepeal mingi müristas ja lõi välku. Täna on lihtsalt siuke pilvine, ideaalne Nancy esinemiseks, sest et see on suht heavy sweat ja kui oleks liiga palav, siis me suht sureks seal lava peal, aga ma arvan, et täna on just perfect. Nii et let's get some food. Söödud, mul on kuskil tunnikene aega enne, kui ma pean olema valmis ja kohal. Nii et kiire pesu, juuksed korda, meik ja let's go. Selgus, et me ei alusta Kopra tallus sõitu mitte õllekalt, vaid hoopis Nancy juurest. Seega ma tulin korraks koju ja ma arvan, et kuna ma hiistasin selle meigi suht ära, siis ma hüppan kiirelt, teen väikse pesu, teen enda patsi uuesti, teen uuesti meigi, väike rotisaba ja siis stardin sinna, kus me alustame siis Viljandisse sõitu.
issa mu juuksed on lihtsalt, vaadake seda ja see ei ole normaalne. Crazy. Aga tore, et siis saab vähemalt natukene värskendada ja tegelikult ma saan ka jätta mingid kostüümiasjad siia, sest et kõik asjad olid läbimärjad ja siis me ei pea neid asju kotti panema. Võt, nii et näeme siis, kui ma olen ennast juba uuesti touch-upinud. Nii, tegin uue meigi, uue soengu ja nüüd ma hakkangi vaikselt startima. Mina ja mu 100 kotti, nagu ikka. Nii et jaa, let's go! Nii nice ikkagi, et ma otsustasin uue meigiga teha või uue meigi põhja, sest see näeb nii palju freshim välja kui see, mis mul enne oli. Nii et let's go! Jos niin proovime koos olla. Terveisiä Ville. Keiti Heinänen. Nii, ma jõudsin omadega Viljandisse. Juhu! Ma jõudsin oma korterisse nüüd. Siukene tore. Kas on saab tuleselt tulema? Voodi, diivan. Juhu! Saan siin ööbida ja ma arvan, et esinemine läks väga hästi. Niimoodi vabas õhus oli päris mõnus esineda, kui õhk on nagu jahe pigem. Kuigi meil esimese kostüümiga ikkagi oli nagu suht palav. Aga ma räägin, see on see body, mis lihtsalt ei hinga. Rahvast oli väga palju, korraldaja ütles, et seal oli kokku 2100 inimest vist. See on päris äge mingid nagu suvepäevad, niimoodi, et töötajad siis said oma perega kaasa võtta. Ehk siis seal oli väga palju lapsi ja oligi siis, ma eeldan, et mehed ja naised said enda kaaslased kaasa võtta ja aga seal olid enamus inimesed telkides, ehk siis ma ei kujuta, et nüüd oleks vihma veel ka veits sadama. Ehk siis jah, nad ilmselt ei ole just kõige mugavam see ööbimise värk. Aga muidu oli väga tore ja rahvas võitis meid väga hästi vastu ja inimesed elasid kaasa. Ja lõpus oli, peale meid oli kohe hakkas ilutulestik ka. Et väga äge, et selliseid suuri suvepäevasid tehakse. Aga nüüd ma võtan oma meigi maha. Jessus. Võtan patsi ära ja lähen pessu. Ja ma arvan, et ma lähen siis tuttu ka. Kuigi mul ei ole nagu hullult und. See on vana hea see, et tuled otse esinemiselt ja siis on veidi siuke hype sees. Aga vähemalt ma ei pea tagasi mingi 2 tundi Tallinnasse sõitma, et siis uuesti Tartusse homme sõita. Seega see lahendus siin, et ma saan Viljandis ööbida, on ülihea ja sobib mulle väga hästi. Vaatasin veel, et kas ma saan kuskile homme hommikusööki sööma minna. Ja bussi osas ma veel vaatan, et mis kell ma magama saan, et mul
ma võiksin mingi 11 hiljemalt startida. Et kui ma ärkan varem, siis ma saaks juba 10:30 bussi peale minna, aga samas järgmine buss läheb alles 12:40. Ja ma pean veits selles osas mõtlema, kuidas teha. Aga we'll see. Võt, nii et hea tööd ja näeme homme. Tšau! Tere hommikust! Kell on mingi 12:30. Ja ma pean söögil on käidud, väga mõnus, koht oli, väga hea toit oli, aga mul on vaja bussile jõuda nüüd. Jõuasin siukene ilm. Okei, nüüd vist läks natuke rahulikumaks. Ma jooksen ruttu poodi, äkki ma leian kuskilt vihmavarju lihtsalt, sest ma ei saa niimoodi. Nii, ma jõudsin nüüd Tartusse. See on tõsi. Musu ootas juba siin ja nüüd me lähme aparaaditehasesse, äkki saame midagi süüa. Seal on 3 tilli, mis on päris äge koht. Nii et let's find out, kus on süüa. Paneme siin hullu. Tasuta lihtsalt. Lebo. Ja lapsel tagaplaani. Taigritu first try. Mida lähemal, seda raskem. Наверх заехать? Пока. Яка. А ты танцуй. Физики. На. Что должно быть? Сейчас. О. Наверх пиздует. Прикол. А, закрыть кухню. Saad seda või Ljoha teeb? Anna ma proovin ka. Hoia kõvasti kinni. Все. Победил, да? Päkki ka. Veel!
Давай veel. Kyllä olisiko. Versus. Mä tahan ka seda puusa versiooni. Valmis? Siin teeb üks osa suurem. Me oleme Tartus, sellepärast et me saame täna kokku esimest korda meie pulmaisaga ja me läheme siis teeme ära selle dokumendi, See on tõsi. et ma isegi ei tea, mida me seal täpselt peame rääkima, kirjutama või täitma. Ilmselt siis see, et ma võtan sinu perekonnanime ja mis me varaga teeme ja võib-olla suht kõik, I guess. Ja on ju põnev, nii hirmus. Oled sa valmis? Jaa. Me lähme tegema mingit täiskasvanute asju. Mingit paberit allkirjastama ja värki. See on väga põnev. Jakob kirjutab, et kohe jõuab. No mis sa itsitad siin kõik? No ma pidin panema dokumendile kirja, et ma tahan, et mu perekonnanimi oleks Burkovski. Tahad siis või? Jaa. No väga äge. Crazy. Kell on saanud 11, me jõudsime lõpuks tagasi Tallinnasse, koju. Nii pikk päev oli lõpuks ikkagi, aga väga tore oli seal ahas käia ja nii veider ikka, et me käisime täna seda abielu avaldust täitmas, kui seda niimoodi nimetatakse. Aga nüüd homme hakkab 5-päevane camp. Homme on õnneks meil 3 workshopi, siis on 3 päeva järjest 4 workshopi iga päev ja siis viimane päev on ka 3 workshopi. Nii et läheb üheks suuremaks tantsimiseks. Nii et wish me luck. Fuck me. I wanna, you wanna fuck me. She want you know you to me, I go back. Romantica than the Union's been on strike. It's down on his luck. It's true. Number, send me attachment. Be I like your bumper, tone in your accent. That was Tere hommikust! Ma ei ole vahepeal jõudnud üldse filmida. Ma sõidan hetkel Citybiga Rooma vanemate juurde, et ma saaksin neilt autot selleks, et sõita täna. Ühesõnaga, ma räägin nüüd natukene nagu kogu sellest tänasest päevaplaanist. Ma üritasin täiega seda logistikat paika saada, et mul oleks nagu loogiline kõik, et ma saaksin ka kõike teha ja igale poole jõuda. Esiteks, ma lähen kella 11 Küüntesse. Reaalselt ma iga vlog näitan, kuidas ma Küüntes käin. Mul on 4 nädalat sellest hooldusest möödas. Seega viimane aeg on
minna. Ma veel üritasin vaadata, et nagu kuidas ma saaksin niimoodi ajastada, et kui punad tulevad, et siis et see oleks nagu loogiline, et millal ma lähen sinna, et oleks nagu üsna värske see maniküür ja küüntest ma liigun otse edasi sõbranna sünnipäevale, kes elab Kiisa kandis ja sealt mul on vaja liikuda Keila poole, et siis liikuda Pärnusse, et esineda Nancy'ga Beach Grindil, aga kuna ta ise läheb juba sinna varem soundiks, siis me läheme ühe teise tüübiga, tema tuleb sealt Keila kandist. Seega nagu tegelikult mul on võib-olla isegi mõte, kas kuskilt tee pealt peale hüpata. In 400 meters, use the left 2 lanes to turn slightly left. Okei. Et ma ei peaks nagu päris Keilasse sõitma, vaid ma saaksin kuskilt Pärnu tee pealt, mis oleks mulle nagu otsam kuskil või nagu lähemal, et siis ma läheks sealt peale. Vot, ja tegelikult Grindil meil on nagu suht vähe laule, aga ilm on täna suht kahtlane, nagu ei ole üldse päikseline ja soe nagu lubas. Praegu näitab küll 18 kraadi, aga ei ole üldse nagu nii soe, vähemalt tundus siuke niiske. Vot, sellised plaanid, nii et lähme siis võtame auto ja alustame oma tegemistega. Täna tegin siis sellised küüned. Siit pole näha, aga tegelikult see on siuke veits violetne. Cute. Väga casual minu puhul muidugi. Me jõudsime nüüd Sille juurde. Väga hilja, aga väike birthday. No tegelikult pre-birthday. Ei ole või? It was at this moment that she knew. She fucked up. See ei ole ju 13. What? Sorry, Sille. 11. Sünnipäeval on käidud, väga tore oli, väga maitsev toit oli seal, Sille oli seal igasuguseid asju meile ette valmistanud ja sõime torti ja lihtsalt nautisime seda mega issand, prillid on nii viltu. Nautisime seda nii ilusat ilma, mis meil oli ja nüüd ma jõudsin igatahes siia tanklasse, ei saa vaadata ennast niimoodi. Jõudsime igatahes siia tanklasse, kus me siis läheme ühisauto peale. Ma proovin võib-olla natukene kiirelt, ma jõuan vist enda meigi põhja veel enne ära teha, enne kui auto jõuab, nii et teen ennast natukene korda. Ma ei tea, mis ma nende prillidega tegema pean, et nad oleksid normaalsed. No nii, Beach Grindi esinemine on tehtud, issand mu see pats on nii ratchet, aga ma arvan, et väga hästi läks, nii palju rahvast oli ja aina tuli juurde ja meil ilmaga ka vedas nii hästi, et meie laivi ajal ei sadanud veel vihma, aga kui me tagasi sõitsime, saaks mega vihmasadu ja lõi äikest ka. Aga jaa, ma arvan, et võib väga rahule jääda, seal oli muidugi super mega palav, nagu te mingis klipis nägite, kuidas ma lihtsalt voolasin. Aga sellegipoolest väga lahe oli ja see Ann Marleni ja Nancy mix, mida nad tegid siis koos, et nad laulsid Nancy laulu kahekesti, oli ka väga äge. Aga nüüd
vaikselt kodu poole. Tere hommikust! Täna on pühapäev. Me magasime mingi 10 tundi reaalselt. Nii hea uni oli, ma sain lõpuks ennast välja magada. Aga nüüd ma lähen uut Cruisy G laulu salvestama, nii et lähme stuudiosse. Oi, kui tublisti aitab kodutöödega. Sama bluus. Bluus. See on puhklisse. Ei ole see muu toppe. Toppe. Jah. Kuidas see asi? Sa üritad välja selle. No tõmba see allapoole, siis su tissud on ju kaetud. Norvid tissid tulid kohe välja. Sul on ikka pust. Tule aitab. Oh yeah. Oh, ei. Wow. Tänane stuudiosesh läks lõpuks niimoodi, et I ended up crying. Seepärast, et kõik, mis ma olin harjutanud, muutus. Laulu sõnad muutusid, sõnade flow muutus. Ja ma ei ole kokku puutunud sellise asjaga üldse, et koha peal on mingid muudatused või nagu ongi, et teeme midagi täiesti teistsugust, milleks ma ei ole ennast valmis pannud. Ja siis ma tundsin nii suurt pinget ja nagu vastutust. Ja siis ma lihtsalt murdusin ja mul oli moment, kus ma ütlesin lihtsalt, et mul on vaja momenti. Ja siis ma läksin lihtsalt stuudiost välja, hakkasin nutma. Ja õnneks teeme seda nüüd mingil muul ajal, sest et jah, kõik muutus ja mul on vaja selleks harjutada, et seda laulu saaks salvestada päriselt. Ma olen need emotsioonid nüüd natukene, kuidas ma siis ütlen, ma olen natukene saanud seedida ja lasknud need emotsioonid endast välja. Nii et nüüd on juba natukene parem, aga enne oli ikkagi väga halb tunne sees. Aga nüüd me läheme Roomaga. Kuhu? Diski mängima ja siis padelit mängima. Oh yeah. Nii hea. Jaa. No diski ma mängisin viimati jaanipäeval. Ei, me käisime vahepeal veel. Me käisime mingi paar nädalat tagasi äkki oli see. Kas oligi jaanipäev minu arust? Ei, me käisime seal Kurnas ju. Jah, mingi full padukas tuli. Jaa. Ja padelit ma küll ei mäleta, millal ma viimati mängisin, nii et ma olen väga excited about that, et saab lõpuks jälle. Ja me kohe mängime competitive'i ka, eks me peame hävitama ja, need ma pomsid. nägin, et Play Tomikus oli, et see on competitive. Aga ära pane liiga suuri ootuseid mulle. I will try my best. Aga nüüd lauluväljakule diski. Mängima! Mul tõmbas küll. Ego sees! Nii, padel mängitud, disk mängitud. Lõpuks oleme tagasi kodus ja nii mõnus suvine õhtu on täna, see on crazy. Nii soe on. Tulin siia rõdu peale veits jahtuma. Väga lahe oli jälle padelit mängida. Ma reaalselt
viimati mängisin, ma vaatasin sealt Playtomicust 25. detsember ja me tegime nalja, et 2 korda aastas jõuan mängima ja nüüd üks on sel aastal tehtud ja üks siis on ilmselt veel tulemas. Kuigi tegelikult mulle väga meeldib padel ja ma hea meelega mängiks tihemini ja selline väljak, nagu meil oli seal full õues ja seal oli nii tuulevaikne, nii mõnus. Aga nüüd me tellisime süüa ja tahaks lihtsalt chillida diivani peal ja puhata, sest tegelikult täna oli ka suht intensiivne päev lõppude lõpuks. Ja